Soovitatav uneaeg optimaalse tervise ja elukvaliteedi saavutamiseks ja säilitamiseks varieerub eluea jooksul. Üldjuhul kahanedes järk-järgult sünnist kuni vanema täiskasvunu eani välja. Vastavalt American Academy of Sleep Medicine välja toodule vajavad täiskasvanud optimaalseks kvaliteetseks eluks ja tervislikkuse seisukohast 7-9 tundi und. Samas kui noored kooliealised vajavad circa 8-10 tundi und ööpäevas. Vajalik uneaeg varieerub märkimisväärselt üksikisikute vahel ja võib päevast päeva erineda sama inimese puhul mitmete tegurite, näiteks tekkinud haiguste, kogunenud unevõla ja füsioloogilise või psühholoogilise stressi tõttu. Samas on lisaks unekestusele tõusnud ka teaduses tähtsaks unekvaliteet ja selle jälgimine. Siin tuleb mängu seda positiivselt mõjutavad tegurid, lühem uinumisaeg, öiste ärkamist ja ärkveloleku vältimine pärast uinumist ja nii edasi. On soovitatud, et spordiga tegelevad inimesed peaksid rohkem magama kui need, kes spordiga ei tegele, et võimaldada piisavat taastumist ja kohanemist treeningute vahepeal, vajades seega ka täiskasvanuna pigem 9-10 tundi und. Dr. Pinster uuris teadusartiklitest järele, milline on teaduse seisukoht une teemadel ja kuidas on uni seotud sportlase töövõimega. Pinsteri teadusjutud. Teadus kinnitab, et mõõduka treenitusega sportlaste unekvaliteet ja unekestus on paremad võrreldes nendega, kes spordiga ei tegele. Sellegipoolest tulemused paljastavad, et paljud sportlased magavad igal ööl keskmiselt vähem kui 8 tundi. Ka uuringus, kus osales üle 800 Lõuna-Aafrika eliitsportlase leiti, et peaaegu 1/3 neist magavad vähem kui 8 tundi, samal ajal kui suisa 11% teatas magamisajaks alla 6 tunni. Uuringus, kus uuriti sportlaste und enne võistluseid, selgus, et 103 sportlasest enamik magas vähem kui 8 tundi ning 70% teatas halvemast unekvaliteedist võrreldes olukorraga, kus võistluseid järgmisel päeval ei esinenud, mis on täitsa loogiline kõrgenenud ärevuse tõttu. Kusjuures leitud on ka, et tavalisem on unekvaliteedi langus enne võistlust just naissoost sportlastel ja eriti esteetiliste spordialade esindajate hulgas. Teadus väidab, et sportlased ei pruugi olla adekvaatsed ise hindama unevajadust, kestust ja kvaliteeti, mistõttu on oluline neile une parandamiseks suunatud abi pakkumine. Treeningkoormus ja võistlusgraafikud võivad halvendada unekvaliteeti ja kestust ning võistluste puhul võib pikk reisimine, stress, ärevus ja meeleolu kõikumine mõjutada und ja seega ka sellest tulenevalt tervist. Lisaks võivad unele negatiivselt mõjuda akadeemilised kohustused noortel. Mitu varasemat võistkonnaalasid hõlmavat uuringut on näidanud, et unekvaliteet ja hilisem võistlustulemus on korrelatsioonis. Hiljutises uuringus paluti 576 eliit mees- ja naissoost sportlasel kiireldada unekvaliteeti enne rahvusvahelist võistlust. Selgus, et need sportlased, kes eelmisel ööl unekvaliteeti hindasid halvaks, oli üheks ennustajaks ka ebaõnnestunud võistlusele. Ka ühes võrkpallurite uuringus, kus sportlased kasutasid aktigraafiat ja täitsid unepäevikuid, leiti, et turniiril esimese ja teise koha saanud võistkonna sportlased olid pikem unekestusega ja hindasid subjektiivselt unekvaliteeti kõrgemalt võrreldes turniiril 2 viimast kohta saanud võistkonnaga. Vaatamata sellele, et parem uni on seotud suurenenud võimalusega võistlusel edukas olla, on seda uuritud eelkõige võistkonnaaladel ja selle mõju võib indiviidide vahel oluliselt erineda. Vastupidavuse puhul on varasemad uuringud enamasti näidanud, et unepuudus pärsib sooritusvõimet. Oliver ja teiste uuringus osales 11 meessoost uuritavat, kes läbisid 30-minutilise testi jooksulindil pärast tavapärast ööund ja pärast 30-tunnist ärkvelolekut. Läbitud vahemaa vähenes unepuudusega sportlastel. Lisaks, pärast rasket treeningut, millele järgnes kehvasti magatud öö, viis 4% languseni järgmise hommiku 3 kilomeetri testis jalgratturitel, mis viitab sellele, et piiratud uni võib kahjustada taastumist pingelise treeningtsükli ajal. Kui üldjuhul unepuudust ja anaeroobset töövõimet jälgivad uuringud näitavad Wingate testi tulemuse langust, siis huvitaval kombel Wingate'i testis ei esinenud erinevust pärast täielikku magamata ööd versus hästi magatud ööga üliõpilassportlastel. Aga eks need üliõpilased olegi hirmus vastupidavad, kes jaksab päeval, jaksab ka öösel. Uurides aga und ja spordivigastusi, siis need sportlased, kes magasid keskmiselt vähem kui 8 tundi ööpäevas, olid Milevski ja teiste uuringus 70% suurema tõenäosusega vigastusi teatamas, kui need, kes magasid rohkem kui 8 tundi. Suurenenud treeningkoormus ja vähenenud uneaeg on kahtlemata seotud vigastuste riskitekkega.
Juhtub see sageli võistlusreisidel ja treeninglaagrites. Vähenenud une ajal on ka otsene seos tervisega, mis on sportlase kõige olulisem vahend eduks. Nimelt suureneb ülemiste hingamisteede infektsioonidele vastuvõtlikkus. Koheni ja teiste uuringus jälgiti 154 täiskasvanud mehe ja naise unepikkust ja efektiivsust 14 päeva jooksul, mille järel manustati osalejatele ninapiiska sisaldavat rinoviirust ja jälgiti 5 päeva jooksul sümptomite tekkimist. Need sportlased, kes magasid vähem kui 7 tundi, olid peaaegu 3 korda suurema riskiga nakatumas viirusesse, võrreldes nendega, kes magasid 8 tundi või rohkem. Sarnases uuringus jälgiti 164 täiskasvanut 7 päeva jooksul randmeaktigraafiaga enne ninasisese rinoviiruse manustamist. Vähem kui 5 tundi maganud inimesed olid 4,5 korda tõenäolisemalt haigestumas kui need, kes magasid rohkem kui 7 tundi. Üks võimalus unetunde päeva jooksul juurde saada on päevane uinak. Päevas une kasulikkust on samuti päris palju uuritud. 2021 aastal ilmunud ülevaate artikli kohaselt 9 uuringut leidsid, et lühike päevauni avaldab positiivset mõju füüsilisele sooritusvõimele. 5 uuringut ei leidnud päevaunele efekti sooritusvõimele ja ainult 2 uuringut leidsid, et päevauni on suisa negatiivse mõjuga sportlase sooritusvõimega. Esimene neist 2 vaatles aga 20 meetri jooksu aega, seega pigem seotud reaktsiooni ja kiirusega. Teine 24 tunni ultramaratoni, kus tõepoolest uinumine võistluse ajal pikendas finiši aega. Kuigi lühemad uinakud, circa 20 minutit, näitavad füüsilisele sooritusvõimele kasulikke tulemusi, on pikemad uinakud, circa 90-minutilised, tõenäoliselt füüsilisele sooritusvõimele veelgi kasulikumad. Seega andmed näitavad, et sportlaste jaoks oleks optimaalne uinaku kestus 20–90 minutit ning seda võiks teha kella 13 ja 16 vahel. Lisaks peaks pärast üles ärkamist andma vähemalt 30 minutit aega, et vähendada uimasust enne treeningut, et saavutada paremaid tulemusi. Seega, kui muidu on doktor Pinster töövõime parandamiseks suurt rõhku teadusjuttudes pööranud organismi ärritusele, siis une puhul ärritust pole kindlasti vaja. Vaja on end välja puhata ja pigem just sedagi kindlas rutiinis. Kui ööunega 7–9 tundi täis ei tule, siis peab kindlasti ka päeval uinaku tegema. Erandjuhtudel võib küll sportlane mõnel võistlusel ka magamata suurepärast tulemust presenteerida, kuid pikaajaliselt see pole jätkusuutlik. Nii et kehtib ikka põhimõte. Train, eat, sleep and repeat. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varbad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.